Tere hommikust, tere õhtust või mis iganes kella seda vaatad, kuulad. Siin on nüüd täiesti hübriid podcast. See on Mustaposti podcast ühelt poolt, aga üles läheb ta arvuti maailma. Jaa, läheb küll. Nii et selles osas põnev. Meie istume siin Steniga, kes on Sten, jõuame ka varsti sinna. Aga millest me siis tegelikult täna räägime? Mitte minust. Mitte ka minust kusjuures. Võib-olla sa oled tähele pannud, et sinu lemmik YouTuber, kuulaja ja vaataja, on oma montaažitarkvara vahepeal vahetanud. Ja ei ole üldse. No, tegelikult on küll, jah. Täpselt. Nii et väga-väga paljud teevad ülemineku videoid, jäetakse maha erinevaid platvorme ja minnakse üle suht koht ühele, DaVinci Resolve. Nii on. Täpselt. Ja täna me räägimegi Resolve'i saamisloost, natuke sellest ärimudelist seal taga. Ja kõige huvitavam osa võib-olla on see, et miks nii Sten kui mina omal ajal võtsime kätte ja läksime üle. Sa sundisid mind. Mina. Okei, ei. Tegelikult see oli hea otsus, aga see on olnud raske. See on olnud väga raske tegelikult. Väga keeruline. Harjumus ümber kujundada ühest montaažiprogrammist teisi. Et ma olen seda swap ise teinud nagu 3-4 korda ja see ei lähe lihtsamaks. Aga millal sa tundsid Resolve'i puhul, et okei, et mul hakkab see käppa tulema, ma isegi ei mõtle enam, kus ma ei tea nupud asuvad või kuidas mingit tehnikat teha? Eile. Okei, tegelikult eelmise aasta lõpus meil oli see natukene suurem projekt ja seal ikkagi hakkas asi natukene rohkem liikuma juba. Kusjuures see suurem projekt oli nimelt Elisa originaalsari Pöördes, mille montaaž oli pooleldi meie majas, ehk siis tegelikult esimese hooaja teine pool, 3 episoodi olid meie majas ja me ei saa öelda, et meie kaksikesi selle tegime, et seal oli ikkagi oluliselt suurem seltskond taga, aga siin majas sai väga palju ära tehtud sellest. Sai küll ja ööd, päevad, you name it. Täpselt. See võib-olla on üks asi, millest me peame mingi hetk tegema täiesti eraldi podcasti. Kuule ja, nüüd on natukene emotsioonid maha vaibunud ja nüüd saab natukene rahulikumalt ja siuke sõbralikumalt rääkida sellest tõepoolest. See on jah. Aga lähme siis ringiga tagasi Resolve'i juurde ja mis asi see Resolve nüüd täpselt siis on? Kuidas Resolve'i tootev ettevõtte Blackmagic teda ise tutvustab? Resolve on ainukene järeltöötluse tarkvara, mis koondab enda alla videolõikamise, värvikorrektsiooni, visuaalsed efektid, liikuva graafika ja heli järeltöötluse. Vaat kui uhkelt ikka mõned oskavad öelda. Väga ilusti öeldud. Väga ilusti öeldud ja mina olen sellega täiesti nõus, täpselt seda kõike ta teebki. Aga nüüd teeme väikese tripi ajast tagasi, kuskil 80-ndatesse Floridasse, kus kohas DaVinci Resolve sai alguse. Nii et jah, nagu me DaVinci Resolve'i täna teame, on seda asja arendatud juba üle 40 aasta, päris friiki. Ühesõnaga 80-ndate Floridas oli üks kihvt huvitav ettevõte, kes tegid produktsiooni ja avastasid, et neil on värve vaja keerata. Ja nii nagu iga enesest lugupidav produktsiooni ettevõtte tol hetkel tegi, otsustasid nemad hakata oma süsteemi arendama. 84 said nad välja esimese DaVinci nime all tootega ja see oli siuke metsikult suur toasuurune kolakas, kus olid igasugused kontrollimissüsteemid ja nii edasi, et kujuta ette Star Treki ja korruta see 5 ja pane sinna ekraanid külge. Hinnatasemelt selline süsteem maksis kuni $800,000. Selle eest oleks päris hea Ferrari saanud omale selles suhtes. Seda küll. Sul on valida, kas ma nagu naudin elu või siis istun montaažiruumis. Nagu... Aga sellega ei saanud montaaži teha. Sellega sai ainult värvi keerata. Uskumatu. Absoluutselt. Küll aga oma hinnale vastavalt tekkis tal ka automaatselt meeletu järgijaskond, ehk siis terve Hollywood fännas seda. Tipphetkel neil oli 100 klienti, ehk siis sul oli üle maailma väga väike kogus maju, kus füüsiliselt see süsteem oli sees ja said seda hirmsa raha eest rentida, et oma suurele linateosele anda see viimane suur samm. Et nagu sa aru saad, me ei lähe siin täna väga tehniliseks sellega, et mis nad siis nii eriliseks tegid ja nii edasi, vaid lihtsalt, et siuksed natuke trivia faktid. Aga sellest 80-ndatest ja 90-ndatest me läheme sujuvalt edasi. Me läheme aastasse 2003, kus
DaVinci emafirma tutvustaski esimest korda Resolve'i ja just kontseptsioonina, et enne seda oli kogu asi siis DaVinci Systems või midagi siukest ja siis tuli Resolve. Ja see hullumeelsus oli nimelt see, et selle asemel, et sul on mingisugune konsoolide süsteem, kus on eraldiseisvad arvutid ja nii edasi, et on kõik üks, hakati arendama välja võimalust, et sina saaksid seda sama võimekust kasutada oma isiklikus arvutis. See oli lihtsalt meeletu hüpe. Mõned aastad hiljem, 2009, ilmus meie pilti ei keegi muu kui Blackmagic Design. Blackmagic nimelt ostis ära DaVinci Systemsi ja sellega tuli kaasa ka Resolve. Blackmagicu kohta veel huvitav fakt, nemad ise olid tol hetkel DaVinci süsteemi kasutajad, see oli neil nii palju, kui mina olen aru saanud, majas olemas, nad olid fännid ja nad kogu aeg pakkusid välja erinevaid uusi lahendusi DaVinci süsteemile, et mida ta võiks veel osata teha ja nad olid kogu aeg aktiivses suhtluses ja läbi sellise aktiivses suhtluse täiesti tühjast kohast DaVinci pakkus, et kuulge, et me müüme kogu oma kola maha, äkki olete huvitatud, Blackmagic selle peale ütles, et kuule, et kui sulle pakutakse millegi nii legendaarse ostu, siis sa ei mõtle. Neile pakuti kohe seda? Neile pakuti jah, et siukses isiklikus arutelus, et ei olnud avalik müük. Ma mõtlesin, et nad vaatasid, et nii hea süsteem, et kuule, et see võiks täitsa meie enda oma olla. Kusjuures see on jumala hea tähelepanek, see on modernne kapitalism, millega me oleme kuidagi hästi harjunud, aga see, milline on see Blackmagicu ärimudel, siis me jõuame mingi hetk lihtsalt sinna, kus saad aru, et okei, et nad võib-olla tegelikult, nad on üks firma, mis on tegelikult head. Nad on päriselt heatahtlikud ja nad päriselt soovivad viia läbi positiivsed muutused. Sellised eksisteerib tänapäeval. Vot sinna me jõuame, cliffhanger. Ja siis 2009 ka näidati esimest korda Resolve'i, mis jooksis läpaka peal. See oli MacBook Pro ja see oli ju täiesti hullumeelne, et mõtled, meil on toasuurune süsteem, mis maksab seal $3 miljonit ja läheb mööda mõnikümmend aastat ja järsku see on jooksutatav kuskil võrdlemisi odavas rüperaalis, täiesti imelik, eks. Järgmine suur verstapost sellel maastikul oli 2011, kus toodi DaVinci süsteemi hind alla. Tol hetkel sa said DaVinci süsteemi osta endale mitte millegi eest, ainult $30,000. Sounds like a bargain. Absoluutselt. Ja Resolve, ehk siis see tarkvara versioon, see maksis kõigest $1,000. Nii et kui sa võrdled seda seal hinnavahemikuga $250,000–800,000, siis 30,000 on päris mitukümmend korda odavam. Ja sellest 1000 me ei hakka üldse rääkima. Resolve muidugi tollel hetkel oskas ainult värvida. Ehk siis tal ei olnud neid igasuguseid ajajoone funktsioone, veel vähem helifunktsioone, veel vähem fusionit, muid asju, et see oligi mõeldud ainult värvide keeramiseks ja värvi korrektsiooniks. Nii et selles mõttes väga-väga põnev. Ma isegi mäletan seda aega, kooliajast. Olid noor. Olin noor. Ma arvan, et see võis sinna aasta käiku olla enam-vähem. Võib-olla paar aastat hiljem. Absoluutselt. Et see oli väga levinud DaVinciga, kui seda ajalugu natukene tudeerida, siis saadki aru, et tal oli kultuslik järgijaskond. Tõesti, inimesed olid absoluutselt fännid, kes seda süsteemi kasutasid. Ja 2011 juhtus veel midagi väga huvitavat. Nimelt tuli välja DaVinci Resolve Lite. Lite tähendas seda, et sul oli järsku tasuta versioon. Uskumatu. Tasuta saab monteerida tänapäeval ja see ei olegi Windows Movie Maker ka. Täpselt, et see on väga võimekas tarkvara. Teatud sorti limitatsioonidega algupäraselt Lite'il oli värvisektsioonis nii palju limiite, et sa said kasutada ainult 2 noodi. See oli kõik. Aga sa saaksid 2 hakkama tänapäeval? Ei saaks. Amatöör, ma küll saaks. Kõik paned ühte noodi. Absoluutselt. Ehk siis kas me teeme challenge, ma otsin välja kuskil 2011 aasta DaVinci Resolve Lite'i ja lasen Stenil sellega möllata näiteks nädala. Ei, ma ei ole kindel, et seda nüüd vaja on. Mul on targemaid asju elus ka teha, näiteks kohvi juua ja süüa või midagi. Aga nüüd me oleme jõudnud tänapäeva, kus sellest tohutult kallist ja väga vähe levinud süsteemist on saanud midagi fantastilist, ehk siis täna on sul võimalik pead täisvõimsusega DaVinci Resolve tõmmata alla tasuta. Tal on teatud sorti limitatsioonid, aga need enamus inimesi ei puuduta ja kui need limitatsioonid ikkagi puudutavad,
siis selle lahendamine maksab 300 €, ehk siis täisversioon maksab täna umbes täpselt 300 €, mis on täiesti jabur. Ja see on ühekordne, see ei ole mingisugune subscription või mingi mul lollus. See subscriptionite asi ei ole nagu üldse tore ja... Kusjuures ongi. Ja see subscriptionite asi toobki meid sellesse, et kuidas kurat siis Blackmagic raha teenib? Mis seal toimub? Neile ei meeldi ilmselt raha, ma arvan. Neile absoluutselt, täpselt, neile ei meeldi raha. Aga tegelikkus on palju huvitavam. Nimelt Blackmagic Design, kui ma eksin, Austraalia ettevõte, kes toodab igasugust levitusraudvara, näiteks broadcastimiseks ja striimimiseks ja nii edasi. Samamoodi väga palju salvestustarkvara, või õigemini siis salvestusraudvara, ehk siis kaameraid ja kõiki pulte, millega neid asju kontrollida, juhtida ja nii edasi. Ja nende mõte ongi selles, et kui nad toovad nüüd inimesed selle tasuta versiooniga tuppa, inimene harjub ära, võib-olla teeb väikse uuenduse vahepeal, maksab neile 3 sotti, saab täisversiooni, ta harjub selle ökosüsteemiga ära. Ja kui tal on vaja hakata mingit natuke tõsisemaid asju tegema mingi moment, siis ta kart on, et läheb Blackmagicu teed ja võib-olla ostab Blackmagicu kaamera ja mingisuguse videojuhtimispuldi ja võib-olla helijuhtimispuldi või siis mingisuguse kontrollimispaneeli, millega siis värvi ägedalt keerata või ägedalt monteerida. Ja niimoodi tüki kaupa läheb, et sa lähed siis nende niinimetatud ökosüsteemi. Et lihtsalt teed oma elu mugavamaks. Absoluutselt. Ja et nende jaoks tundub, et see mudel töötab. Blackmagic ei ole ka kuskilt tagasi hoidnud DaVinci Resolve'i arenduses, et kui nad omal ajal selle juba ostsid, siis nad lubasid community'le, et nad investeerivad meeletutes kogustes pappi sinna sisse, et see tarkvara teha absoluutselt suurepäraseks, mida nad on ka teinud. Aga see on jälle, me võime siin istuda reaalselt 4 tundi ja jõuda võib-olla 10% sellest, mis kõik DaVinci ajaloos on toimunud. Ma vist ei jaksa istuda siin 4 tundi, sorry. Mul on ka mingid muud tegevused ikkagi mingi hetk. Aga kui me võtame selle meetodi ja võrdleme nüüd, kuidas Blackmagic elatab ennast versus näiteks Adobe või Apple, see on väga lihtne. Blackmagic on ju, tema põhiline raha tuleb raudvarast ja selle mingisuguse litsenseerimisega ta suurt palju ei tegele. Adobe jällegi selle eest teenib ainult subscriptionitega, ainult tellimustega. Ja see ongi tema põhiärimudel ja kui sa kuulad Adobe tegevjuhti rääkimas, siis see mees räägibki lihtsalt sellest, et kui palju neil on subscribereid ja kõik on siuke fluff. Versus Blackmagicu tüüp, kes on, no see mees on insener ja sa saad aru, et ta on ise fanaatiline ja tema eesmärk on tuua raudvara ja tarkvara võimalikult inimestele kätte. Nii et paneb mõtlema, on ju. Ja kuna meil on siin täna natuke teemaks ka peale Premiere'i Final Cut, siis mul on ka hea ära mainida Apple, kes siis toodab Final Cut'i ja nemad ka ei teeni otseselt selle tarkvara müügi pealt nii palju, kuivõrd nad teenivad pigem raudvara müügi pealt, kui sa ostad iPhone'i või ostad endale mõne MacBooki või iMaci või Mac Pro või mis iganes, siis nemad ei pea pabistama sellepärast, et see tarkvara neile hommikust õhtuni sisse toob. Kuigi neil on ka tellimusmudelid, et seal, ma ei tea, tahad mingit iCloud teenust kasutada või mingit muusika kuulamist, midagi siukest, et nad kuidagi suudavad nende asjadega katta ära selle ja näiteks Final Cut, millest me ka varsti natuke räägime, see on samamoodi ühekordne vist 300 € väljaminek ja ongi kõik. Nii et Adobe on nendest 3 täiesti teise koha peal oma mindsetiga. Absoluutselt, ja see kahjuks ei ole see, mida me tahame. See ei ole see, mida me tahame ja kahjuks ta ei ole ka see, mis paneks nüüd, ütleme, kliendi ja kliendi soovid ja muud asjad paneks esmaks, et ta pigem ohjab need asjad teisejärgulisena. Tegelikult ei olegi nagu selles suhtes, ma olen ka pikalt hoidnud kogu seda Adobe full subscriptionit elus ohus, või nagu oodates, et äkki mul läheb Premiere'i vaja või mitte Final Cut'i, After Effects'i või mingid siuksed asju vaja ja tegelikult juba ammu ei ole. Mul on seda 2 korda vaja olnud ja kumbki kord pole sellest kasu olnud, nii et ma pean selle ära muutma. Sellega on kenasti jah, et pigem võtta see sama summa ja paigutada see kuskile võib-olla natuke mõistlikumasse kohta. Ja siin selle sama subscription mudelite või siis tellimuste mudelite kohta on kunagi Blackmagicu tegevjuht Grant Petty öelnud jube tabavalt, et tema jaoks on tegemist räketiga. Ehk siis see on nagu katuse pakkumine, et kui sa ei maksa mulle igakuiselt oma summat ära, siis sa mu tööle ja tegevustele enam ligi ei saa. See on mage veits nagu. See on nagu väga mage, no. Ei tahaks ikkagi tööd teha ja igakuiselt niimoodi maksta, no ma ei ole kindel, et maailma võiks liikuda üleüldiselt sinna suunas, et
kui sa subscriptionit ei maksa, siis su M-paketi PEM-il, ma ei tea, kaob 50 hobujõudu maagiliselt ära üleöö. Ma olen täitsa päris, üldse see subscriptionite teema ärilisest seisukohast ma tean täpselt, miks seda tehakse, miks investorid seda nõuavad või aktsionärid või kes iganes, mis vorm su ettevõttel on. Ma saan sellest täiesti aru, aga ma väga vabandan, minu jaoks on natuke primitiivne. Et me proovisime selle subscriptionite mudeli ära, nüüd võiks juba midagi muud proovida. Et jutu järgi meil on maailma kõige targemad inimesed, maailma kõige paremini palka saavad inimesed. Kas see on tõesti parim, mis nad suudavad teha või? See on parim mudel või? No, ei ole loogiline. Firmal on see ju parim lõppkokkuvõttes, see on ju ärimudeli idee. Ei, need on, aga nagu me näeme DaVinci Resolve'iga, siis ei toimi. See ei toimi jah, puht sellepärast, et üks asi on jah see, et võib-olla need 3 inimest, kes siis avalikuvalt pasundavad, ütlevad, et me tulime need Adobe pealt maha, lähme DaVinci Resolve'i peale, aga samas kui need 3 inimest on tugevad mõjuisikud ja mingisugune noor inimene näiteks otsustab esimest korda elus montaažiga tegelema hakata ja vaatab, mis seal on, ja siis vaatab, et kõik lähevad maha, siis mille jaoks ma peaks täna hakkama Premiere'i õppima, kui ma näen, et tulevik kuulub Resolve'ile näiteks. Ei olegi mõtet. Täpselt. Nii et see on väga lahe. Ühesõnaga väike siis siuke ajalooline fakt, natukene mudelist oleme rääkinud. Sten, kaua sa Resolve oled nüüd kasutanud ja kuidas sa mille jaoks sa teda kasutad? No ma arvan, et suures lastus me oleme sinuga täpselt sama kaua kasutanud seda, kuigi minu esimene põkkumine sellega oligi BFM-is omal ajal, kui seal sai värviruumis vaadatud kõiki neid ilusaid pallikesi ja asju, täpselt riistvara, millest sa nagu rääkisid, mis siis oli kõik koha peal olemas, aga tollel hetkel ma seda väga palju ei kasutanud. Mõned korrad ma olen siin aastate jooksul veel üritanud nagu kasutada Resolve'i, just siis seda tasuta versiooni, aga nagu ma ütlesin ka, et see ülehüpe ühelt programmilt teisele on niivõrd piinarikas lihtsalt, et sa tegelikult vabatahtlikult ei taha väga minna tegema seda. No. Sa tõmbad niimoodi oma ajakulu üles sellega ja sa oled uuesti sisuliselt õppimise peale, et kus on mis asi ja kuidas, mida teha ja su skillset jälle nagu tegelikult langeb. Või no, skillset ei lange, aga sa lihtsalt ei tea, kuidas neid asju teha. Oluliselt keerulisem on, sest et nende töövahendite vahetusega tõepoolest on see, et nupud lihtsalt asuvad teistes kohtades ja meetodid natuke erinevad ja sa pead tegelikult endale uue töövoo selgeks saama. Ja, nõus. Aga kaua sa ise kasutanud oled? Nüüd täiskohaga samamoodi 2021 algusest. Enne seda mingi aja tagant ma võtsin ta ette jälle, samamoodi tasuta versiooni katsetasin, siis mingisugune 2019 seal kuskil ma proovisin esimest korda natuke värvimisi ja mingid siukseid asju. Kõik oli jube kandiline minu jaoks, jube keeruline ja samal ajal, kui ma olin temaga mingisugused päevad ja ma edasi tagasi mänginud juba aastad tagasi, läksin tagasi Final Cuti peale ja siis ma hakkasin teatud meetoditest ja teatud asjadest Final Cutis puudust tundma. Ma mõtlesin, kurat, et aga miks Resolve'il ei ole siukest, ma ei tea, ägedat värvipaneeli ja kogu seda süsteemi, mingi trackingu asjad, et miks neid Final Cutis ei ole, et sa saad neid kind of teha, aga nad ei ole ligi lähedalgi, et nad on kuidagi nagu mingid häkid või väga ebamugavaks on see kõik tehtud. Ja võib-olla siin on ka hea mainida, et mille jaoks me Resolve'i tegelikult kasutame täna. Et mina isiklikult toimetan Mustas Postis ja monteerin temaga siis absoluutselt kõike, mis me teeme. Alates siin juhenditest, reklaamidest on ette tulnud dokke, on tulnud sinna kõrvale väga väikseid lühikesi 10 sekundilisi klippe ja nüüd saab ka siis südamerahuga öelda, et olen sellega monteerinud sarja ja mitte väikest. Ja, täiesti nõus, et ma isegi tea, kui ma tahtsin öelda, aga see juba läks meelest ära, et see jah. Meil on vist kasutusalad samad. Meil on kasutusalad samad ja selles suhtes, et ma tahtsin öelda, et ka mina töötan juhuslikult Mustas Postist, kõlab nagu tuttav firma, et me iga päev siin oleme ja kuigi mina olen ilma paberiteta monteerija BFM-ist, siis praegult rohkem montaaži teed isegi sina, et mina tegelengi nende mingite klippide asjadega rohkem, siuke for fun.
absoluutselt. Ja mida aeg edasi, seda rohkem on meil ka tegelikult järeltöötluses niisugust ühistööd, et kus me järjest rohkem ja rohkem mingites etappides aitame teineteist, pluss meil on veel ju assistent ka nüüd. On küll, Areneme. Uskumatu ja kasvame, et mingitel hetkedel ongi teatud projektide puhul ei olegi midagi parata, ongi 3 inimest vaja ja see lihtsalt kiirendab seda aega, millal me asja välja saame ja mis tasemel ta välja saame. Jep. Aga lähme siis selle sigatsemise suunas ka natukene. Ei, okei, mine. Lähme natukene. Sten, ja. Miks sa Premiere'i pealt maha tulid? No selles suhtes, et üks päev tantsite mulle Da Vinci koodi ja ütlesite, et mõlla. Ja siis ma hakkasin proovima ja no ütleme niimoodi, et minul on stabiilselt olnud siuke riistvaraline probleem, et ma arvuti ei ole nagu väga hea olnud. Ja lõpuks, kui ma sain nüüd siis uue MacBook Pro hirmkalli raha eest, siis tegelikult oli tunda, et Premiere ei ole ikkagi päris nii hea, kui ta võiks olla, on ju. Et kõige suurem probleem on ikkagi see, et kui ta kuskil kokku jookseb, siis kui ma ei ole seda save nuppu vajutanud, siis ma ei tea, millal see viimane save on ja võib-olla mul on hästi palju asju kadunud vahepealt. Aga Da Vinci Resolve sisuliselt salvestab igat sinu nupuvajutust kohe, mis on juba nagu, eks ta ikka crashib vahepeal, aga ta teeb seda oluliselt vähem ja sul ei kao mitte midagi ära. Jep. Ja eks ta ongi, kas maksta iga kuu 55 €, nad kusjuures lambist tõstsid seda isegi niimoodi, et nad ei küsinud mingit nõusolekut minu käest, vaid lihtsalt võtsid rohkem raha maha. Ja siukse stabiilsuse ja tarkvaraga ma küll ei viitsi tegeleda. See on minu põhjus kusjuures on hoopis teissugune. Mina olin pikki aastaid Final Cut Pro peal, kuna ma olen valdav enamus oma elust töötanud pigem Macidega, siis Final Cut Pro oli minu jaoks loomulik. Pluss, kui ma täiskohaga monteerijana alustasin, siis mul ei olnud ka väga võimekat arvutit, et tol hetkel ta oli juba paras vanur, et ta oli äkki 6-7 aastat vana masin ja Final Cut lihtsalt toimetas seal absoluutselt suurepäraselt. Küll aga Final Cutiga juhtus minul selline huvitav asi, et ma tundsin, et ma kasvan sellest tarkvarast välja. Jep, et mulle see mõte väga ei istu, et mul on, ma ei tea, heli ja värv ja montaaž ise ja võib-olla ka graafika asi, et nad on kõik ühes aknas puntras niimoodi koos, mis eeldab kohe seda, et kõik nupud peavad tegema hübriidasju ja nii edasi. Ja näiteks, kui sul on mingisugune projekt, kus sul on heliridu natukene rohkem, siis see tõsine peavalu on töötada, sest et sul ei ole niisugust standardset klassikalist kanalite süsteemi, nagu on korralikes digital audio workstationites, ala nagu Ableton ja Logic ja Cubase ja Pro Tools, vaid sul on mingisugune niisugune naljakas mingi teine süsteem. Pluss siis, ma ei tea, sul on müraeemaldust vaja teha pildis, siis Final Cuti oma ei ole väga hea. Kui sul on vaja värvi teha, siis Final Cut saab sellega hakkama, aga kui ma võrdlen seda Resolve'iga, kus sul on kõikvõimalikud color space'id ja muud ulme asjad tegelikult selle jaoks, et ükskõik millise kaamera materjali tõlgendada, ükskõik kuhu sul on tarvis, et läheb see kinno, läheb see YouTube'i, läheb see telekasse, et sul on sisuliselt ühe nupuvajutusega võimalik kogu oma asi viia sellesse nimetatud värvikosmosesse, ehk siis color space'i. Et see on üli oluline, eriti meie töös, kus meil on neid keskkondi, kuhu me neid asju saadame, on üpris palju. Jagub täpselt. Ja üks asi, kus ma veel võib-olla Final Cuti ma ei ütle, et ta on halb, ta on väga hea tarkvara, ta on suurepärane ja ta teeb enamus inimeste jaoks ära kõik asjad, mis on tarvis, ta on väga-väga kiire, see on tema suur eelis, kuigi täna juba Resolve jõuab kiirusega ilusti järgi, et ma ütleks, et ta on suht võrdsed. Aga kui sul on vaja näiteks mingisugust liikuvat graafika asja teha ja sa tahad ise seal mingid parameetrid muuta, mida võib-olla su plugin ei suuda, siis sul on vaja eraldi tarkvara nimega Notion. Kui sul on vaja ütleme, heliasjadega korralikult tegeleda, see eeldab seda, et sa võtad oma projekti, sa ekspordid ta mingisse formaati ja siis sa lähed ja võtad kuskil teisest tarkvarast lahti, kus sa saad korralikult heli teha.
noh, võtad ta Pro Toolsi, võtad ta Logicusse, kuhu iganes, mida iganes sa kasutad. Ja samamoodi on ekspordiga. Eksport on ülilimiteeritud, et sul on lihtsalt mingid parameetrid ja kui sa tahad neid parameetreid paremini seadistada, sest et noh, ma ei tea, YouTube'i kompress näiteks muutus, et nüüd ta tahab sul suuremat või väiksemat faili või selles või tolles formaadis, siis sul on vaja eraldi tarkvara nimega kompressor. Resolve on see poiss, kes suudab absoluutselt kõik need asjad ära teha ühes fucking asjas. See on selles mõttes üli cool, et sul on kõik asjad koos. Kõik, mis sul tarvis on. Täiesti nõus, et selles suhtes esimese hooga võib-olla tundub nagu overwhelming, et ongi, seal on nii palju aknaid, kus ma mida teen, aga tegelikult sul ei ole vaja kõike seda kasutada, see lihtsalt tuleb kasuks, kui sul juhuslikult on vaja ja selle karjub üsna kiiresti ära, et kõik ongi ühes programmis, eri akendes käid ringi, teed siit-sealt ja see on mugav, igal juhul on mugav. Need on spetsialiseeritud aknad ikkagi heli jaoks, värvi jaoks ja editi jaoks, kõik on eraldi ja see teeb mugavamaks seda asja. Olen täiesti nõus, et nagu nii, kui sa mingil tasemel juba neid asju teed, siis sa oled harjunud sellega, et sa võtad oma tehtud asja, ekspordita mingisse asja ja viita kuhugi järgmisesse kohta. DaVinci Resolve'i kogu point ongi see, et kõiki neid elemente arendada sellesse punkti, et sa ei peaks seda enam tegema. Ja. Mis on üli-cool. On nõus, sest igast eksportide asjadega, eks seal mingi kvaliteedi kadu ikkagi juures on, tähendab. Absoluutselt, pluss ajakadu. See on meeletu, eriti meie töös, et mõtled küll, et ma panen asja eksportima, aga mingitel projektidel see eksport lihtsalt võtab väga kaua aega. Aga kui sa nüüd peaksid võrdlema näiteks Premiere'i ja Resolve'i, mis sa ütleksid 3 põhilist erinevust? No tead, ma lõin need 2 programmi korraga lahti täna hommikul ja alustame siis kõige primaarsemast, et ongi boot up time. Kui Premiere võttis ikka tugevalt aega, et kõigepealt isegi see loading screen nagu sinna ikka veel, no? Ja, tal läks tugevalt aega. Ja ma olen suht kindel, et selle peale, kui Premiere ennast käima alles lükkab, et mul oleks DaVincis materjal juba sisse imporditud, et see on nagu, märgatav aja erinevus, et kui sulle muidugi meeldib niimoodi, et sa paned programmi tööle ja lähed kohvi tegema hommikul, et siis väga mugav on ju, aga samal ajal ma võin kõik asjad ära teha ja siis ka kohvi tegema minna, et siis ei tasu unustada, et ta võib vahepeal crashida. Jah, et see on hea, ma vist ütlesin ka mingi hetk sulle siin koos viibimistel või mis me rääkisime, kui meil see pöördes oli, et selle terve projekti raames ma arvan, et DaVinci jooksis mul kokku 10 korda. Mis on vähest, see maht on ikkagi nagu massiivne, seal oli hästi palju materjali, iga episood oli vähemalt 43 minutit pikk. Ausalt öeldes mul on selline tunne, et Premiere crashib 10 korda soojenduseks hommikul. Aga jah, see on ikkagi selline valukoht, et sellest ei saa üle ega ümber. Aga üks asi, mis kohe teeb nagu Resolve'is asja palju mugavamaks, on ka playback on sujuvam. Ehk siis ma saan suurema tõenäosusega oma naturaalsed FPS-id kätte, millega see fail on kaamerast välja tulnud. Ja Premiere'is pigem ei saa, ma pean kindlasti tegema proxy'd. Kuigi viimasel ajal ma pean tegema Resolve'is ka proxy'sid, sest meie need editid ja asjad lihtsalt lähevad nagu nii hulluks kätte ära, et minu liiga kallis MacBook Pro isegi ei handli seda ära, on ju. Aga ta on ikkagi parem kui Premiere. Kahtlemata, mul ei ole isegi nagu mitte mingisugustki kahtlust selles osas. Ja võrreldes neid 2 ka hommikul veel, siis ma vaatasin, et ma olen ikka Premiere'ist nii võõraks jäänud, et ma oskas mitte midagi teha enam nagu. Ja mis siin on? 3. asi, mis ma olen endale üles märkinud siin, et render time on märgatavalt lühem DaVincis. Mis on ka selles suhtes, et vanasti mu probleem oli ka riistvaraline, et see on minu esimene Mac, kusjuures ma olen siiamaani kogu aeg Windowsi peal olnud ja kui ma lasin vanasti mingi renderi välja, ütleme, et 2 tundi eksportis, mul oli arvuti oli halb ja nii edasi, nii tagasi. Aga kui ma avastasin sealt mingi vea, see tähendab seda, et mul on järgnevad 2 tundi läinud. Minu meelest me eksportsime neid 43 minutilisi asju alla 40 minuti. Ma päris kindel ei ole, ma millegi pärast mälupilt ees mingi 35 minutit. Midagi siukest, see, et näha Resolve'iga 1-1 eksport aega on päris hea, aga samas see oleneb hästi tugevalt igast efektidest.
et kui sa näiteks värvivaldkonnas paned hullu ja paned seal müra eemaldused peale ja veel mingid siuksed asjad, mis peavad igat kaadrit analüüsima, siis ta võtab aega. Kindlasti. Aga kui sa ei tee seda, üldse tegelikult müramaterjalis ideaalses maailmas on midagi siukest, millega tegeleb operaator koha peal, et sul on operaator ja siis sul on, ütleme, valgustaja või keegi, et hoolitsetakse selle eest, et materjal oleks puhas, kui ta tuleb. Aga sellest asju juhtub ja keskkonnad on erinevad ja kunagi ei tea, et tööriistad peavad olemas olema, sest et materjali me peame heal tasemel välja saama, vahendeid valimata, et võtab see 10 minti, võtab see 2 tundi, vahet ei ole, eks. Täiesti nõus. Et see võimekus peab olema, aga lihtsalt jah, et kui sul on mingisugune mass tootmine, et sul on vaja suures mahus hästi aktiivselt asju välja anda, et siis lihtsalt sa tead, et mingid efektid, mis töötavad kaaderhaaval, vajavad meeletut ressurssi ja tänu sellele see render on meeletult pikk. Kui sul ei ole mingit sükst efekte, see render ta võtab pea mitte midagi, sest ma lasin siin mingisugust HD juppi äkki välja. Ta ütles mulle äkki 50 freimi sekundis, mis tähendab seda, et 10 minutine asi tuleb välja 5 minutiga. Jah, see on ka, ma eile eksportisin mingi HD asja 23 minutit pikk ja 9 minutiga lasi välja. Võt täpselt. Plus mul oli neid compound klippe kuskil 300. See on juba järgmine teema. No see on juba minu oskamatus teha efekte seal selles suhtes, et sa oled natuke rohkem Fusionit näppinud ja ilmselt ma oleks saanud ka palju parem asja sielt toorikuks omale valida, aga ma otsustasin oma elu raskeks teha siiski. Mulle meeldib. Kuidas me muud moodi õpime? Mina vist ei õpigi, aga vähemalt meil oled sina selles suhtes, et meil on nagu hästi läinud selle koha pealt. Milline meelitamine hommikul varja? Sa ei tea, mis kell on? Ei tea küll. Ühesõnaga, jah. Ja kui mina toon nüüd võrdluspunktid nüüd Final Cutiga, kus ma olin siis pikki aastaid, ennist mainisin juba, et Final Cut paneb kõik asjad ühele ekraanile, su helipilt, valgusvärv, kontrastid, kõik asjad on ühes ekraanis kokku topitud niimoodi. Ja see mõneti töötab, kui sul ei ole vaja väga palju efekte kasutada nii edasi. Aga kui sa jälgid natukenegi loogilisi töövooge, siis seal on suht koht loogiline töövoog, sul tuleb materjal sisse, sellest tehakse ära mingisugused teilid, siis tehakse ära mingisugune mustand, siis tehakse mustandist juba järgmine versioon, ja kui sul see rida hakkab ilusti kenasti kokku tulema, et siis hakkad tegema seal heli ja värvi ja nii edasi, ehk siis sa ei tööta nende asjadega praktilises maailmas päriselt samaaegselt. Nagu, sa lihtsalt tee seda, keegi ei tee seda ja seal on väga-väga palju põhjuseid, miks seda nii ei tehta. Et kui sa ihu üksinda teed omi asju, teed oma jutu või mingid asju, vahet ei ole tee, mis tahad. Aga kohe, kui sa hakkad töötama meeskonnaga, siis seal on meetodid, seal on protseduurid. Ja kui neid ei ole, siis sul on terve meeskond, kes on marud ige, sest keegi ei saa aru, mis toimub. Nii et selles mõttes väga erinevad maailmad. Samamoodi, me ei saa mitte kuidagi moodi jätta mainimata seda, et sorry, aga Final Cuti kogu see värvisektsioon ei ole lihtsalt võrreldav Resolviga. Lihtsalt ei ole. Need on ikkagi, üks on siuke Windows Movie Maker / iMovie.2 ja teine asi on selline, et sa ei suuda isegi ette kujutada kõiki neid võimalusi. Sest Resolve uuendab ennast nii tihti, et seal on teatud töövood, millesse ma ei ole veel jõudnud süvenedagi. Jah, kindlasti, sama siin selles suhtes. Hullu meelne, jah. Aga mis see põhiline erinevus siis on, nagu kui sa võtadki just värvi koha pealt, et see värvidega töötamine, et Final Cut versus siis Resolve? Kõige põhilisem on see, et kuidas nendes niimetatud värvikosmostes töötatakse, ehk siis näiteks toome näite. Ma võtan loogmaterjali. Loogmaterjal on hallikas, seal ei ole väga palju värvi ja seal ei ole väga palju kontrasti. Selle põhjus on lihtsalt see, et sa ei lõhuks ära oma varju ja ei lõhuks ära oma valget osa või heledat osa. Et sul pressitakse seda selliseks asjaks kokku. Ja. Nüüd on sinu asi läbi kontrasti ja saturatsiooni tuua ta kuskile normaalsesse kohta. Resolvil selle jaoks on must miljon erinevat versiooni. Final Cutil on üks. Sul ongi Final Cutil võimalik sisuliselt kontrastiga mängida. See on kõik. Resolve aga näiteks oskab selle asja tõlgendada õige kontrasti ja õige värvikogusega asjaks läbi Color Space Transformi, kus sa saad talle öelda, et see on Sony S-Log 3 sine profiil mul, palun too see mul Rec 709-sse näiteks. Ta oskab seda teha. Teine variant on see, et sa võid panna kogu DaVinci Resolve'i enda sellisesse süsteemi, et ta automaagiliselt
ajajoonele pannes või isegi seal meediaplayeris vaadates, ta näitab sulle õige kontrasti ja värviga neid asju. Täiesti uskumatu. Jumala jabur on see ausalt öeldes. Et esimest korda, kui ma nägin neid asju, ma ütlesin kõik klipid on ja right-klickiga ütlesin, et see on Sony S-Logi materjal, puff, mul on kontrast, mul on värv. Reaalne üks klikk. Ja need on nüüd 2 või 3 võimalust, aga neid võimalusi on veel. Lõputus koguses. Nõus. Ilmselt mingi piir seal kuskil on, aga me kindlasti ei jõua sinna. Absoluutselt. Ja siia kõrvale saab kohe seda luttide asja tuua, et siin me ei räägi sinu lemmik YouTuberi ise tehtud lutist Photoshopis, vaid me räägime päris luttidest, mis on näiteks filmi emulatsioonid, siis on tehnilised lutid, mis samamoodi toovad sul selle toore materjali või loogmaterjali siis kas Rec 709 või kuhu iganes on ju. Siis seal on sul see võimalus, et sa võid võtta oma kaamera materjali ja öelda, et okei, jah, mul on sisendan näiteks Sony, aga anna ta mulle välja arrina. Kas see tähendab, et siis mu Full HD materjalist saab 4K või? No ja absoluutselt. Ja ma tean. Kaadrisagedusi tuleb ka juurde. Igaks juks mainime kuulajatele või vaatajatele ära, et päriselt see nii ei käi. See päriselt nii ei käi. Aga see tähendab lihtsalt seda, et sa saad meeletutes kogustes erinevaid töövooge kujundada, mis iganes sul on tarvis, võimalused, pudinad ja nii edasi. Pluss siis see, et kui Resolve'i värvi osa vaadata, see kõik töötab node'ide baasil. Jah. Final Cut töötab pigem layerite baasil nagu Photoshop. Photoshopis on jumal okei. Nõus. Täiesti normaalne. Aga liikuvas meedias on see suhteliselt värske asi, sest kui sa lähed ajast tagasi, ka ütleme komposiite, 3D-d, kõiki muid asju, neid on alati tehtud node'idega. Et see, et layeritega hakatakse neid tegema, tegelikult see ei ole üldse loogiline, sest sul ei ole ülevaade, et sul tekib mingisugune nimistu asjadest ja kui sul on seal 10 või 100 layereid, sa ei leia neid asju üles lihtsalt. Sa ei näe nende omavahelisi suhteid, sa näed ainult hierarhiat on ülevalt alla. Ja. Et selles mõttes see node'ide asi on palju-palju parem. Nõus, täiesti nõus. Aga ma võin neid asju edasi lugeda, mis on paremad, aga ma ei tea, kas on vaja, on ju. Meil võib-olla saab eetri aeg otsa tähendab, meil on kaameral ikkagi aku taga ja ja internet saab täis. Seda saab juhtuda. Okei, vist saab küll, ja ma just kuulsin. Okay. Täpselt. Ja üks asi, mis veel on see, et nagu me oleme siin korduvalt öelnud, Resolve peidab endast tervet hunnikut tarkvarasid. Nii heli jaoks, montaaži jaoks, värvi jaoks, aga seal on olemas ka eraldi tarkvara graafika jaoks, nimega Fusion. Jaa. See on lõputu kosmos. Mina olen hakanud seda, nagu viisakalt öeldakse, nuusutama siin mõned nädalad tagasi. See on hullumeelne, mis seal on võimalik teha alates komposiitidest, et kus sa tood 3D mudeli sisse ja paigutad selle oma montaaži kuskile, kuni lõpetades lihtsamate asjadega, eks sul on mingid elemendid, mis liiguvad ala nagu After Effectsiga. Aga see on sul seal tarkvaras juba olemas, sul ei ole vaja eraldi mingit litsentsi osta, mitte midagi sihukest. Plus Fusion samamoodi on kunagi Blackmagicu poolt ostetud. Fusion ise on olnud graafika ja komposiidiprogramm väga-väga pikka aega ja teda on kasutatud sadades, kui mitte tuhandetes Hollywoodi filmides juba igasuguste graafikate ja muude asjade jaoks. Ammu. Seda ma ei tean, et see sisse ostetud on. Jah, nad kõik on. See on jälle üks maagia lihtsalt, et sellest DaVinci Resolve'i on lisatud erinevate pikkade traditsioonidega ettevõtete tarkvarad tegelikult. Et Fairlight on samamoodi algselt pärit vist 70-ndatest üldse. Ongi nii kaugelt juba? Jep, Resolve on vist 90-ndat, kui ma nüüd täiesti mööda ei pane. Ja need edasi, Blackmagic ostab mingisuguse ettevõtte sisuliselt ära ja toob kogu selle nende oskuse toob lihtsalt sellesse tarkvarasse, ütleb, palun, see on sul järgmise update'iga tasuta olemas. Ja see on üks tarkvara? See on üks tarkvara, täpselt. Et siin ei ole, me ei räägi 10 erinevast asjast, kus igal ühel on mingid meeletult kallid litsentsid. See on üks tarkvara, mis sisuliselt oskab kõike teha ja need asjad, mida ta veel ei oska, siis ta areneb sellesse suunda. Nii et see on, selles mõttes on see fantastika, nii et erinevused Final Cutiga on meeletud ja erinevused Premiere'i ja isegi suhtumisega on väga-väga erinevad. Nõus. Nii et jah, aga Sten, mis on sinu jaoks 3 meeldivat asja, mis on Resolve'iga seotud? No nagu ma eelnist ka mainisin, see autosave ikkagi päästab maailma, meie maailma kindlasti.
ja tegelikult bränd ise on nagu väga kihvt, et kõik need asjad, mida nad pakuvad, alustades siis tarkvarast, lõpetades sellega, et ongi näiteks Blackmagicu mingi Pocket Cinema kamerad tegelikult annavad väga head pilti päris low price'i eest. Ja mulle sisuliselt meeldib see suund, kuhu nad nagu liiguvad. Ja kui kolmandaks asjaks võtta, et siis kuigi me oleme nüüd Resolviga kakelnud siin, nagu sa ütlesid, aastast 2011 mingi hetk, et siis see on pigem selle koha pealt, et mina olin loll, et igal asjal on oma loogika taga ja ma ei saanud sellest lihtsalt ennem aru. Aga kogu see ülesehitus on tegelikult hästi mõnus ja saabki liikuda, et editist, värvi või Fusionisse, kuhu iganes sa soovid ja sealt edasi ka helisse ja mulle on hakanud see täitsa meeldima. Ma jagan sinu kirge selles osas, et mul on täpselt samamoodi, et mulle meeldib see mudel, mis on tegelikult selle tervel ettevõttel, kuidas nad toimetavad, millest ma olen juba rääkinud. Et minu arust see on lahe, see suhtumine, mentaliteet, kõik asjad on lahedad, see, et sa tahadki tuua loovatele inimestele võimalikult head ja võimalikult kättesaadavad tööriistad. See on äge ja see on olnud Blackmagicu, nii palju kui ma olen aru saanud, siis algusest peale eesmärk tegelikult. See on väga hea eesmärk. See on väga hea eesmärk. Ja jälle, tänu sellele suhtumisele ja kõigele muule sa näed seda, kuidas see tarkvara kasvab. Lihtsalt ta kogu aeg kasvab, sinna tulevad uued võimalused ja need võimalused on täna juba muutunud selliseks, et sa ei oska neid küsida. Kusjuures huvitav on et tegelikult asi, millest me kumbki ei ole rääkinud veel, on see, et Resolviga võib täiesti südamerahuga neid update'e teha. Ja. Premiere'iga on olnud teistmoodi lugusid. Minul vähemalt, ma ei tea, kas Final Cutiga ka või mitte, aga Premiere'il kahjuks on olnud sellised hetki, kus sa ei julge teha sellepärast, et sul võib mingi asi seal lappesse minna ja siis sa ei saa enam tagasi minna. Või tehniliselt vist said, sa pidid eelmise versiooni kuidagi nagu sebima kuskilt välja, et minna tagasi ja siis oma vana projekt lahti võtta sealt. Ja kui sa vähegi oma aega hindad, siis see on täiesti jabur asi, mida teha. Nõus. Final Cutiga oli küll samamoodi, et ma ikkagi väga uljalt ei uuendanud. Et ma katsusin hoida mingit sükest meetodit, et mul on, ütleme, 2 masinat. Et mul on mingi lihtsam läpakas ja siis on mingisugune asjalikum lauakas. Lauakas oli põhiline töövahend ja siis oli läpakas. Läpakas ma tegin kogu aeg neid uuendusi, et näha, mis on siis uut ja seal teha see beta testimine ära. Ja siis kui see oli edukas, oli näha, et mingid huvitavaid jaburaid probleeme ei ole, siis ma tegin alles suures masinas ära. Ja eks mul natukene on see sisse jäänud, et näiteks mingite projektide keskel ma ei tee suuri uuendusi. Ehk siis, kui sul tuleb 17 millestki tuleb 18, ma teen projekti lõpuni, ootan hetke, võib-olla loen ja siis võib-olla alles lähen selle esimese suurema uuenduse peale. Aga pisiuuendused, mis on need punkt 1 või punkt 1, ma ausalt ei mõtle. Kui ta pakub, ma tõbur alla, klikk, tehtud. Olemas, unustatud. Et see mulle väga meeldib. Ja mis nende puhul veel on tegelikult väga äge, on see, et arvestades, kui populaarne on DaVinci Resolve täna, siis tugisüsteem tervikuna, et kui sul on mingi küsimus, et karta on, et sa leiad selle vastuse YouTube'ist, mõnest foorumist, pluss Blackmagicu enda dokumentatsioon, mis Resolve'i kohta käib, see on meeletult põhjalik. Et võib-olla peaks isegi kunagi ette võtma selle manuali läbi lugema, et see on siuke... Sind ei ole nädala aega, ma arvan. Ma kardan küll, jah. Et see täpselt nii käib. Aga nii nagu ikka, kõik asjad on balanssis. Resolve ei ole ideaalne tarkvara. Ärge saage meist valesti aru. Ideaalset asja ei ole üldiselt olemas. Ei olegi. Sten, mida sa jälestad Resolve'i suhtes? Või jälestamine on nii tugev sõna, ma ei jälesta mitte midagi, aga seal on mõningad ebameeldivused, mis on ette tulnud. Mul on mõned korrad crashinud ta niimoodi, et ta nõuab mu käest uuesti tootekoodi ja kuna see tootekood on meil peidus kuskil chatis aastas 2021 on ju, et siis õnneks meil Microsoft Teamsis on hea search ja ma saan selle suht kiirelt kätte. Aga ma ei saa aru, kuidas saab üks programm niimoodi nagu maatasa teha ennast, et kuule, et ma ei mäleta, kes ma olen enam. Siis kui me tegime seda pöördes projekti, meil oli seal helimees, siis helirežissöör Tiima, kes veel tegis miksi ja kes oli minu peale, et
väga pahane, sest meil olid seal omamoodi probleemid, nimelt siis mina omast arust saatsin talle, ma ei olegi kindel, kumma pidi see oli, et kas mina saatsin siis monos ja talle jõudis stereos või vastupidi, ühesõnaga sa saad DaVincis põhimõtteliselt kanalite kaupa vaadata, kas sa tahad, et ta on mono või sa tahad, et ta on stereo. Ja mina loll, kes ei ole sellega väga kaua aega tegelenud, siis meil see põhimõtteliselt XML-iga üle viies Pro Toolsi, see andis siukseid erroreid, et me mõlemad mõtlesime, et mis siin üldse viga on. Et kui sa nagu sealt mingeid asju mööda paned, mida sa saad teha, sest tarkvara ei ütle sulle, et kuule, et ära seda tee, vaata. Vaid ta on mingi, okei, ise tead, vaata, sa oled minust targem või midagi, on ju, et seal on võimalus nagu mööda panna, et võib-olla nagu võiks olla siuke, et mingi kastikene tuleb, et kuule, et kui sa nüüd seda teed, et siis võib juhtuda see, et sul tekib error sellega, vaata, lihtsalt mingi siuke notice on ju. Ja keyframe'id, et põhimõtteliselt edit tabis keyframe'id võiksid olla nähtavamal kohal, praegult on natukene otsimine, sest sa näed neid klipi peal ja kui sa tahad keyframe'i nii-öelda natukene asukohta muuta ajas, siis sul on oht, et sa muudad selle asja väärtust ennast ka. Et see on siuke. Ma olen kõikide nende punktidega täiesti 100% nõus. Täiesti. Ja see keyframe'ide asi, ma ka korraks mõtlesin, et kas ma panen endale selle nimekirja, sest et nüüd, kus ma olen sinna kõrvale Fusioniga tegelenud, see on nii huvitav. Fusioni keyframe'imissüsteem on fantastiline. Usun. See on lihtsalt nii lihtne, see on nii loogiline, ta on arusaadav, kui sa oled oma klipid õigesti ära märgistanud, siis sealt listist see asi üles leida, öelda talle, et näita mulle selle keyframe'i kõiki väärtuseid, kus ta on, seal mängid, liigutad edasi-tagasi, kõik easy-inid, easy-outid, kõik on jumala lihtne. Ma lihtsalt ei tea, miks nad sinna edit lehele ei viitsi tuua neid asju. Mina ka ei tea, nagu see võiks olla palju lihtsamas kohas ja see ei ole kuidagi naturaalne hetkel. Ei, see ei ole, keyframe'ine ei ole väga hea. Ja siis on veel mingisugused asjad, kus sa editis ei saa seda keyframe'i editorit lahti teha. Mingitel parameetritel on niimoodi, et sa ei saa seda millegi pärast lahti teha ja sul ongi, sa näed lihtsalt väikest punast nupput, keyframe hakkab siit, näed väärtust ja näed järgmist keyframe'i, aga edasi mitte midagi. Et see on niisugune naljakas. Aga mul on tunne, et eks see on ka jälle asi, mis võib-olla saab korda, eks. Ma usun küll, nad ikka parandavad oma tarkvara selles suhtes ilusti. Jaa, nii et võib-olla kui sa kuulad seda aastal 2024, siis mõtled, mida need jobud suust välja. Probleemi absoluutselt eksisteerisin. Mis tarkvarast nad räägivad? Aga minul on ka mõned siuksed võib-olla tagasiside punktid, mis ma sooviksin Blackmagicule anda. Värvisüsteem on fantastiline, aga ta vajab süvenemist, sest et esimese laksuga sa teed oma ilgelt kihvti color grade'i valmis, sa ekspordid ära ja vaata, mis kurat see on. What is this? Täpselt, et need, mis sa sealt kätte saad, on täiesti midagi muud. Sul on kontrasta, ehk siis sul on gamma täiesti teistsugune, sul on pahatihti mingid toonid on jumala paigast ära läinud ja edasi. See asi on praegusel hetkel üks väike takistusi, kus sa ei julge teda igale noorele inimesele täiesti tühjast kohast soovitada. Et ta on, kui sa ei tea, mida otsida, need lahendused on olemas, kõik sa saad proovida, aga sa pead teadma, mida sa otsid, sa pead aru saama, mis selle probleemi nimetus on. Et kui sa ei tea mõista, et ala gamma shift on, siis sul on väga keeruline guugeldada sellele probleemile lahendust. Siis millega ma olen ise möllanud, kuna laiskus võib olla vale sõna, aga mul on mingitel momentidel natuke liiga palju projekte korraga töös. Ei ole. No jah, ja juhtub see, et ma unustan oma cache'd või cache'i tühjendada ja mingi moment on lihtsalt see, et sa toimetad ja üks hetk vaatad, et ma saan 4 frame'i millegi pärast ajajoone peal. Ma ei saa aru, milles on probleem, lihtsalt asi ei tööta. Lihtsalt ei tööta, mõtled, kurat, ma olen selle materjaliga 2 aastat töötanud samast kaamerast, on ju samade meetodid ja kõik on täpselt samasugune, lihtsalt ei tööta. Ja siis vaatad oma kõvaketast, kuhu ta siis cache'ib ja kus on materjal ütleme peal ja vaatad, et seal on vaba ruumi 100 mega. Juhtub. Täpselt. Ja selle asemel, et ise hakata kas kokku jooksma või siis ennast lihtsalt kinni panema või siis mitte töötama, võiks ta ju öelda, et kuule, mul on cache'i probleem või mul ei ole ruumi. Et mingitel hetkedel teeb seda, mingitel hetkedel ei tee. Ma olen täielikku Sherlock Holmesi pidanud mängima mingitel ajahetkedele välja mõtlema, et kus siis on probleem. Ka minul on juhtunud seda. Jep, see on tore. Seda juhtub, lihtsalt tasubki vaadata siis oma ketastele otsa tähendab, kui see juhtub ja see on üldiselt tavaline probleem. Täpselt, top tipp,
kui sa tegeled videomontaažiga, siis jälgi, kuhu sul seda cache'itud materjali pannakse. Et sul need kettad ei lähe hulluks. Seal võib juhuslikult mingi 200 giga või mul vist oli 160 giga cache'i seal. Sul oli 160 giga cache? 160 giga, jah. Et see on jah, ja see cache tuleb juba lihtsalt. See tuleb lihtsalt ja ta ei lähe ise ära. Ei, ta ei lähe ära, et jah, et sa saad Resolve'il öelda talle, et okei, tee see projekti cache nüüd puhtaks, on ju. Kellel on aega sihukesteks asjadeks. No täpselt. Et see on jah. Ja kolmas väga huvitav asi, mis on mind natukene häirima hakanud, on see, et klaviatuuril kasutatavad lühiteed erinevatel keskkondadel seal töötavad täiesti erinevalt. Et kui ma lähen, jälle hea näide, kui ma olen editis, ehk siis tavalises montaaži vaates, siis klipi välja lülitamine on nõrk D. Ja. Kui ma lähen värvi ja tahan node'i välja lülitada, siis see on command D. Okei, siuke kiire nüanss juurde. Kui ma lähen Fusionisse, siis see on command P. Ja see on lihtsalt loll juba. Ja, et on ju, ma saan aru nende probleemist, ma saan sellest täiesti aru, aga kui sa mingi hetk sõtkud seal edasi tagasi, siis ta natukene hakkab häirima, et kui sa oled 3 tundi Fusionis olnud, lähed editisse tagasi, sest sa oled oma jupi ära teinud, siis sul on juba lihases need eelnevad liigutused ja siis tuleb teadlikult ennast ümber harjutada. Ma olen mugav inimene, ma soovin, et ma ei peaks seda tegema. Täiesti nõus, see võiks olla sama. Nii et jah, ühesõnaga Resolve ei kõlba kuskile, sest et... Jah, mahakandmisele, sest erinevad lihtsalt lühiteed on. Absoluutselt, kas sa oled Windows Movie Makerit viimasel katsetanud äkki? Absoluutselt mitte, ma arvan, et see Maci peal ei toimi. Aga võib-olla, kui me mingi bootstrapime selle siia, et siis äkki hakkab tööle, ma arvan, et see jookseb vähemalt sama hästi, kui mitte paremini. See on väga mõistlik. Aga jah, ma arvan, et me oleme selle suure ringi ära teinud. Täiesti nõus. Kellele sina, Sten, soovitad DaVinci Resolve'i? Sulle. Aitäh, võtan vastu. Et ma arvan, et sisuliselt mida ma olen ka teinud viimasel ajal, on see, et kui keegi küsib mu käest, et ta tahab hakata videoid tegema ja tal on monteerida vaja, et siis kuna DaVinci on tasuta, see tasuta versioon on seal, siis ma soovitan seda, ma ei hakka talle pakkuma seda, et kuule, mine maksa veitsa tobele ja tõmba Premiere alla. Et kui keegi tuleb, küsib minu käest täna montaažiprogrammi, siis minu vastus on Resolve. See on väga hea point. Ma teen enam-vähem umbes täpselt samamoodi. Ja täpselt nii lihtne see ongi. Täpselt, et ma soovitan samamoodi seda kõigile. Aga et kui nüüd mõelda täitsa inimeste peale, siis kui sa oled näiteks tundnud, et sinu lõikus tarkvaral hakkavad tekkima mingid rumalad limitatsioonid, et ta ei tee midagi, mida sa tahad, ehk siis viisakas keeles sa hakkad oma tarkvarast välja kasvama, oled seal, ma ei tea, iMovie peal või Windows Movie Maker või mingisuguse äpi peal või mis iganes ja tunned, et mul on ideed, mis ma tahaks ellu tuua, aga ma ei saa selle tarkvaraks teha. Resolve. Ja teine seltskond on inimesi, kes planeerivad võib-olla seda montaaži ja ütleme meediatootmist tervikuna elukutsena kaaluda, kes mõtlevad selle peale, et nad tahavad ka tulevikus rohkem just selle valdkonnaga tegeleda, ehk inimesed, kes tahavad montaaži võtta tõsiselt. Nendele on ta suurepärane, et kui sa selle asja endale tegelikult selgeks teed, siis sul on vähe asju, mida Resolve ei ole võimeline täna tegema. Täiesti nõus. No nii, aga meie siis tõmbame siit vaikselt joone maha ja Joone maha. Tõmbame jooned maha. Jooned maha ja jooned alla ja kohtume siis, mingi, et me kohtume uuesti. Mingi järgmise asjaga ja... See oli nii ebameeldiv, et mina küll ei tule rohkem. Kui te just vastupidist ei väida, et ma olen hea siin, aga ma ei usu. Täpselt. Nii et kiitke täiega Steni, siis tuleb Sten järgmine kord ka ja siis me võib-olla saame natuke pöördes asjadest arutleda, mis oleks päris äge. Sa veits lähed põõraseks kätte ära. Kuule, ma jooksin minema siit. Tavai, tooga panossi. Tšau.